Lauri tripib maailmas, minu jõulud laeval. Hommikul, kui kõik poisid ilusasti kogunenud olid, tuli meile jõuluvana, kes tookord oli minu jaoks esmakordselt natuke teise nahavärviga, kui ma tavaliselt harjunud olin. Aga kingituse sai, mõned mehed olid õnnelikumad oma kingitust üle kui teised. Paspaali jõulud on vägevad. Ja edasi suundusime aborigeenide koobastesse, mis on päris vanad ja iidsed ja kõvasti vajas turnimist. Ja siin on siis näha aborigeenide elutuba ja siin on näha pool eestlasest aborigeeni ringi jõlkumas ja aborigeenide kiviterass, kus sai ringi chillida. Pool kohalik aborigeen tegemas meile muusikat, nii ta on. Ja turnisime edasi kõrgele platoole, kust pidi avanema meile meeletult ilus vaade ja turnimist oli seal kõvasti ja kõigil oli hirm nahad, et äkki kusagilt tuleb mürgine madu või ämblik. Eesti poisid õnnelikult tipus ja vaade, vaadake ise, midagi siin on ja see on päris äge. Grupipilt tehtud, kõik ilusti niksis-naksis ja kodimatka võis alata. Poisid väsinud, aga õnnelikud. Lähme tagasi oma transpordi AB peale, et suunduda laevale ja alustada seal oma jõulutoimingutega. No poisid, kuidas Paspaalis jõulud meeldivad? Väga lahedad on, hästi tore. Tagasi laeval ja hakkas jõulutrill ja trall meil täie hooga pihta. Õhtu oli eriline selle poolest, et saime näkku 4 õlu asemel 8. Kuidas jõulud on Paspaalis? Nii tore! No siin on juba näha Eesti poisse peale mõne õlle manustamist ja nagu ikka, eestlane muutub siis julgeks ja korralikuks lõviks. Eesti poisid lõivis siin kõik kenasti meil. Tere, Taavi! Ja nagu ikka, iga pidu lõpuks kisub ka siin laeval läbuks. Ja kui skipper Rick meile 3 kasti õlut juurde tõi, no siis olgem ausalt, oli ikkagi kõige tehtud mees maailmas. Igatsed sa lund ka? Ja selline nägi välja minu Strobo jõulukuusk selle aastal. Aitäh vaatamast www.laurivedajaher.com, Instagram Laurivedaja.